saab alguse siin Lootuse külas 2014 aastal. 2014 aasta suvel ma siia tulin ja miks ma siia tulin, oli ikkagi see, et sest ma olin paadunud alkohoolik ja elasin juba siis see aeg tänavaelu ja ei teadnud enam nagu väga, mis enam kodu on ja sellised asjad ja otsustades tulla siia, et abi saada siit. Et kuna mulle soovitati seda kohta, siis ma mõtlesin, mul ei ole enam kaotada ka mitte midagi. Ja nii ma siia tulin ühel suvepäeval rongiga ja siia ma olen ka jäänud nüüd. Et mis muidugi ei tähenda seda, et elu on väga ilus ja lilleline kõik olnud, aga see on üks suur enesemurdmine olnud ka. Seda vana kõike seljatada, maha jätta, teha uusi otsuseid, uusi asju, uusi tegusid, mida võib-olla pole varem teinudki. Jäädes siia juba edasi järgmisse programmi, siis ma olin väga kindlaks endale juba teinud, et ma siia jään ka. Siis ma tundsin nagu seda kutset siin, nii kutset selles päästemajas siin, kui ka kutset siis teistele enda näidetel ja enda abiga nagu abivalmidust ka pakkuma, et see, mis oli minuga juhtunud, kindlasti pakkuda ka tuge teistele siin ja siia tulijatele. Ja siis juba ma jäin juba tööle siia palgaliseks töötajaks ja ka siis ühel hetkel siis ka hakkasin seda siin juhtima, seda päästemaja, et minu arust see on üks parimaid aegu minu elus üldse olnud, et kuna ma tunnen nagu nii suurt kutset selles ka. Ja mul oli poeg, kellega siis tol hetkel olid nii-öelda kõik suhted katkenud. Ja mis on täitsa selles suhtes väga normaalne, et kes ikka tahab olla joodikust isaga koos. Aga tasahaaval me hakkasime uuesti suhtlema, nii-öelda teineteisega harjuma pojaga. Ja praeguses ajas on niimoodi, et ta käib siin minu juures ja ta on samuti väga suur päästefanaatik ja tuletõrjeautode fanaatik ja mul on hea meel teda nagu õpetada, suunata edasi sel viisil, nagu ma praegu oskan. Et kindlasti ei olnud ma oma näidetega oma varemases elus nagu talle eeskujuks, aga ma usun, et ma olen praegu seda talle rohkem. Et mõtlen ise, et kui mul ise oleks enda isa näiteks olnud tuletõrjuja, ma oleks päris uhke olnud. Et väga lahe aeg on temaga koos olla ja üks huvitav vaadata ka, kuidas nagu laps areneb.